Tere õhtust ja tere tulemast saatesse On The Record, mis on I24 News Englishi põhjalik intervjuu saade. Kui Iisrael ootab USA ja Iraani vahelise kokkuleppe läbirääkimiste tulemusi, mille puhul Teheran nõuab, et see hõlmaks ka sõja lõpetamist Liibanonis, on Liibanoni rinne muutunud Iisraeli kõige aktiivsemaks rindeks. Peaminister Benjamin Netanyahu teatas teisipäeval, et IDF laiendab oma sõjalist operatsiooni Lõuna-Liibanonis seoses kasvavate Hezbollah droonirünnakutega Iisraeli põhjaosas asuvate kogukondade ja julgeolekutsoonis tegutsevate IDF-i vägede vastu. Samal ajal kohtuvad Iisraeli ja Liibanoni sõjalised delegatsioonid reedel Washingtonis, et arutada Hezbollah relvitustamist ja Liibanoni relvajõudude tulevast paivutamist Lõuna-Liibanoni. Pärast IDF-i eeldatavat tagasitõmbumist, mis Iisraeli sõnul toimub alles siis, kui Hezbollah on täielikult relvitustatud. Kõike seda aitab mul lahti seletada Jacques Neriah. Reservkolonel Jacques Neriah on Lähis-Ida asjade vanemanalüütik Jeruusalemma avalike asjade keskuses. Beirutis sündinud Neriah tegi Alija Iisraeli 1968 aastal ja liitus peagi Iisraeli kaitseväega, kus ta teenis 21 aastat, sealhulgas sõjaväeluure hindamisosakonna asetäitjana. Ta oli samuti peaminister Yitzhak Rabini välispoliitika nõunik. Jacques, aitäh, et liitusid meiega täna õhtul. Aitäh, et mind kutsusite. Alustame siis. Ma mõtlen, et ametlikult on Iisrael ja Liibanon nüüd relvarahus, aga me oleme seda varemgi näinud. Ja varasemate relvarahude ajal oli dünaamika selline, et Hezbollah lõpetab tule ja Iisrael tulistab edasi. Aga seekord ei ole see nii. Me näeme, et Hezbollah jätkab nüüd rünnakuid Iisraeli vägede ja Iisraeli põhjaosa piirialade kogukondade vastu. Mis siis Hezbollah puhul muutus? No seda relvarahu nimetavad Iisraeli põhjaosa elanikud relvarahu sõjaks. Nii et me oleme Hezbollahga täielikus sõjas. Ja täna on esimest korda üle pikka aja, kui Iisraeli kaitsevägi ründas sihtmärke Põhja-Liibanonis 150 kilomeetri kaugusel piirist. See on uus asi. Ja ma arvan, et see on üks viis. See on hoiatus Hezbollahle, et kui nad jätkavad vägede ähvardamist ja muidugi ma mõtlen tsiviilisikute sihtimist, siis Iisraelil ei jää muud üle, kui sekkuda Liibanonis radikaalsemalt. Ja see tähendaks meie vägede suuremat sissetungi, maismaa sissetungi Liibanoni, konkreetsete ja eliitsihtmärkide ning juhtide sihtimist Liibanonis, näiteks nii, nagu me oleme varem teinud. Ja seni me ei tee seda. Me ei tee seda, sest Ameerika on andnud korralduse mitte laiendada vastasseisu ulatust Beirutisse ja teistesse piirkondadesse. Ma mõtlen, aga me lihtsalt Iisrael surub seal samm-sammult peale ja me liigume edasi. Me ei ole veel Dahia juures, kuid me oleme edasi liikunud Beka orus Liibanoni põhjaosas ja Hezbollah peab seda kõike kohe tundma. Nii et, nagu sa ütlesid, me oleme sõjas, see on purnamissõda ja just seda Hezbollah tahabki. Tahab, et Iisraeli väed oleksid piiratud ühele alale ja selle ala on määranud Ameerika Ühendriigid, öeldes ka, et okei, mitte rohkem kui 10 kilomeetrit Liibanoni sees. Ja selle tõttu ning tänu Hezbollah arusaamale, et Iisrael allub ja alistub Washingtoni survele ja kuna nad tunnevad, et Iraanil on Washingtoniga peetavatel läbirääkimistel edu, tunnevad nad end julgustatuna olema Iisraeli suhtes palju agressiivsemad. Ja nagu ma mõtlen, mida Kassem oma viimases kõnes ütles, on see, kas märtrisurm või võit. Nii et nende kahe vahel pole võimalik kompromissi leida. See on nende otsus. Ja otsus tehakse nüüd ka teiste tegurite põhjal. Ja esimene tegur, mida Hezbollah silmas peab, on see, kuidas see valitsus kukutada. Kuidas kukutada Liibanoni valitsus. Ja see on otsene oht. Kui te jätkate läbirääkimisi punastega, siis ärge imestage, kui me läheme tänavatele. Nii et me jõuame Kassemi väga ebatavalise ähvarduseni, aga sa puudutasid USA ja Iraani vahelisi läbirääkimisi.
nüüd, olenemata sellest, kas relvarahu Liibanonis on selles relvarahus ette nähtud või mitte, jääb olukord selliseks, et Iisraeli väed on maapinnal. Ja Hezbollah on vandunud, et seni kuni Iisraeli väed jäävad, jätkavad nad rünnakuid. Ja Iisraeli väed jäävad sinna seni, kuni Hezbollah on relvituks tehtud, mis on protsess, mis võib võtta aastaid. Kas Iisraeli kaitsevägi suudab taluda selles Lõuna-Liibanoni piirkonnas viibimist ja jätkuvaid Hezbollah rünnakuid? See viib meid tagasi olukorda, mis valitses enne 2000 aastal toimunud lahkumist. Ausalt öeldes minu arvates ja minu kogemuse põhjal Liibanonis ei usu ma, et see 5 või 10 kilomeetrine turvavöönd annab meile Liibanonis vajaliku turvalisuse. Me oleme hävitanud 29 küla esimeses, teises ja kolmandas reas. Meie kontrolli all on nüüd üle 68 küla, millest enamik on hävitatud. Nii et põhjakaitset saab korraldada meie rahvusvaheliste piiride sees turvameetmetega Liibanoni territooriumil. Miks siis üldse turvatsooni vaja on? Täpselt nii, see ongi tegelikult see on oht liibanonlastele, öeldes neile, et mis siis juhtus nende külade okupeerimisega. Peaaegu 1 miljon liibanonlast põgenes põhja poole ja nüüd keskendume Nabatiale ja Tüürosele. Ja see tähendab, et veel 250 000 liibanonlast peab lihtsalt põhja poole minema. Ja see tekitab survet valitsusele ning samuti survet Hezbollah'le. Nii et sa ütled, et turvatsoon on pigem survevahend kui julgeolekuvajadus. Nagu sa ütlesid, ma mõtlen, meil oli kogemus aastatest 1982 kuni 2000 ja see ei aidanud eriti. Ma mõtlen, me saime seal Hezbollah sihtmärkideks ja tegelikult me julgustasime Hezbollah'd saama selleks, kelleks ta sai, tänu tema vastasseisule Iisraeli kaitseväega ja Lõuna-Liibanoni sõjale armeega. Nii et see on, ma mõtlen, see on fakt. See on fakt. Seega peame võtma kõik vajalikud meetmed, et kaitsta oma riiki. Ja kui me asetame armee Liibanoni ja põhjakülade vahele, siis saame panna armee ja külad samasse positsiooni meie rahvusvahelise piiri taha. Aga see on, nagu ma ütlesin, see on kaart, mida me kasutame surve avaldamiseks ja poliitilise lahenduse saavutamiseks Liibanoni valitsusega. Ja nüüd pean ma käsitlema üht asja, mida sa varem ütlesid, just kui oleks nende läbirääkimiste eesmärk suhete normaliseerimine Iisraeliga. Sellest liibanonlased ei räägi. Liibanoni läbirääkijad koos Liibanoni presidendiga räägivad Iisraeli vägede lahkumise üle läbirääkimistest, Lõuna-Liibanoni ülesehitamisest. Ei räägita sõnagi normaliseerimisest ega julgeoleku kokkuleppest Iisraeliga. Mitte midagi. Mitte midagi. Nüüd on veel üks teema. Eelmisel nädalal Justiitsministeerium, Ameerika Ühendriikide Justiitsministeerium lihtsalt kehtestas sanktsioonid Liibanoni parlamendi liikmetele, ma mõtlen parlamendi liikmetele. Ja mis on erilist 2 tegevteenistuses oleva ohvitseri puhul? Üks on hindamisosakonna juht Liibanoni sisejulgeoleku jõududes ja teine vastutab luure eest Tafias. Ja see on esimene kord, mis tähendab, et nad teavad, et Liibanoni armee on täis mutte ja need mutid on kontaktis Hezbollahaga. Ja see tähendab, et ükski Liibanoniga sõlmitud kokkulepe ei saa olla ellu viidud ega Liibanoni armee abiga rakendatud. Seda me teame kindlalt. Nii et küsimus jääb. Kes annab teile garantiid? Täpselt. Nii et me teame, et Liibanoni armeel ei ole võimekust Hezbollah'd relvituks teha. Ja millele sa praegu viitad on see, et neil pole ka tahet, kuna Liibanoni relvajõudude koosseisus on märkimisväärne šiiade osakaal. Kas sa saad lühidalt kirjeldada Liibanoni relvajõudude koosseisu? Et me saaksime parema ettekujutuse sellest, kui keeruline või mõne arvates isegi võimatu on panna Liibanoni relvajõududele ülesanne Hezbollah relvituks teha. Rohkem kui 40 aastat on Hezbollah keskendunud 2 asjale.
üks neist on haridussüsteem, mis on olnud nende enda haridussüsteem paralleelselt Liibanoni omaga. See on süsteem, kus riigi hümniks on Salam Jamin, mitte Liibanoni riigi hümn. See on üks asi. Teiseks on muttide paigutamine Liibanoni armeesse ja administratsiooni. Ja tegelikult on 60% Liibanoni armeest šiidid, mis tähendab, et nad ei saa liikuda ega tegutseda oma vanemate sugulaste vastu lõunas. See on, ma mõtlen, absurdne. Seega ei saa armeed selleks kasutada. Ja armee ülemise ütleb, et kui kasutada armeed Hezbollah mahasurumiseks, laguneb armee samamoodi nagu 1975 aastal. Miks siis USA usaldab või paneb oma lootuse Liibanoni valitsusele? Sest USA's on plaan luua uus brigaad, täiesti uus brigaad, mille pole mingit seost Hezbollahga, ja see oleks Liibanoni brigaad, mis vastutaks turvalisuse ja korra eest lõunas. See on unistus, see ei juhtu kunagi. Isegi kui nad maksavad kõrgemaid palku, kui võrrelda praegu, saab Liibanoni sõdur $250 kuus. Samas kui Hezbollah võitleja saab täpselt $2000 kuus. Nii et vahe on tohutu ja seetõttu ei saa te uut armeed luua. Ja siis, kui selle armee ülemjuhataja külastas Washingtoni ja kohtus Lindsey Grahamiga. Kui talle lubati Washingtonit külastada, mis? Nüüd pärast seda enam Washingtoni ei lubatud. Temad küsiti, kuidas te näete Hezbollaht? Kas te peate Hezbollaht terroristlikuks organisatsiooniks? Ja mis oli tema vastus? See ei olnud Liibanoni kontekstis. See tähendab, et Hezbollah võib olla terroristlik organisatsioon Ühendkuningriigis, USA's, Euroopas, kus iganes, aga Liibanonis mitte, sugugi mitte. See on osa süsteemist. Nii näebki armee komandör neid asju. Nüüd vaadake, ma toon teile veel ühe näite. Iisrael kõrmaldas Hezbollah staabiülema Fuad Shukri. Ta kuulus Hezbollahse. Tema nõbu oli Liibanoni sisejulgeolekujõududes, ma mõtlen ametlikes sisejulgeolekujõududes. Ta rööviti ajakirjanduse andmetel Iisraeli vägede poolt ja viidi Iisraeli. Tema teine nõbu on Amalis, teises šiitide organisatsioonis. Nii et üks perekond 3 ametikohaga. Üks Hezbollas, üks Amalis ja üks siseturvalisuse jõududes. Nii ongi šiitide kogukond praegu Liibanonis jagatud. Nii et neil kõigil on üks eesmärk, võidelda Iisraeli vastu, muuta Liibanon islamivabariigiks, olla veel üks Iraani islamivabariigi provints ja alluda Vilayat al-Faqihile. Ma mõtlen Teherani vaimulike võimu. Nad kuuletuvad ja teevad kõike, mida tema tahab. Vaata, sa rääkisid Naim Qassemi sel nädalal peetud kõnes esitatud ähvardusest. Ta läks põhimõtteliselt kaugemale oma tavapärastest üleskutsetest Liibanoni valitsusele lõpetada läbirääkimised Iisraeliga ning pöördus otse šiitide ja nende toetajate poole Liibanonis, kutsudes neid tänavatele tulema ja ähvardades, et nad kukutavad valitsuse. Kas see tähendab nüüd, et me oleme Liibanonis kodusõjale lähenemas? Noh, tead, me istume nagu püssirohutünni otsas. Vaja oleks vaid ühte sädet, et see sütiks ja plahvataks. Kõik teavad seda Liibanonis ja seepärast nad püüavad seda vältida, aga Hezbollah rohkem kui teised mõistab selle tava järgi. Ja ta viitab mineviku kogemustele. 2008. aastal soovis Hassan Nasrallah tol ajal luua sõltumatu fiiberoptilise võrgu, mis oleks sõltumatu Liibanoni institutsioonidest oma üksuste kaitsmiseks. Fuad Signora, kes oli tollal peaminister, ütles ei, te ei saa seda teha, see on Liibanoni suveräänsus. Te ei saa seda teha, te olete relvarühm, te ei ole valitsuse osa. Selle tulemusena võttis Hezbollah 3 päevaga pealinna üle kontrolli, samuti Truuside mäe.
ja selle tulemusel sai Hezbollah lõpuks oma positsioonidest loobumise eest vetoõiguse kõigi Liibanoni valitsuse otsuste üle. ja seda tehti kuni 2024. aastani. vaata, kodusõja raske mälestus on minu arvates endiselt väga tugevalt kohal Liibanoni psüühikas ja juhtkonna otsuste tegemisel. Aga see ongi Liibanon. Ma tahan suunata tähelepanu tagasi siia koju, Iisraeli. Iisrael on olnud aktiivses sõjas juba üle 2,5 aasta, ilma et lõppu oleks näha. Iisraeli väed hõivavad territooriumi Gazas, Liibanonis, Süürias ja jätkavad seda ka lähitulevikus. Milline on mõju? Kuidas see mõjutab Iisraeli ühiskonda? Noh, ühiskonnas, kus mina elan, arvan ma, et vastuseis sellele käitumisele, valitsuse käitumisele ei ole aktsepteeritud. Kõik, igaüks on piisavalt intelligentne, et mõista, et sõja eesmärke ei saavutatud. Gaza, kus asi on endiselt lahtine. Liibanon, asi on lahtine. Süüria, asi on lahtine. Iraan, asi on lahtine. Kõik need asjad on lahtised. Kas me oleme mõne neist asjadest lõpule viinud? Kas me saime, ma mõtlen, lõpliku kinnituse mõnele neist asjadest? Ei. Ja selle tõttu, ma mõtlen, iga 2 päeva tagant kuuled, et põhjas langeb mõni sõdur, teine saab õnnetuses Gazas surma või tapetakse snaiprite poolt. Nii et me oleme elanud sõjaseisukorras juba 2,5 aastat. Ma mõtlen, see on peaaegu nagu me oleksime, ma mõtlen, Ukraina näitele üha lähemal. Ja tšekk, see ei ole sõda, mille Iisrael ise valis. See sõda sunniti Iisraelile peale. Ja ohud püsivad. Noh, need otsused olid halvad otsused. Nagu sa ütlesid, see suruti meile peale. Ja vastus oleks pidanud olema kiire. Oleks pidanud olema kiire ja lõplik. Selle asemel me lihtsalt venitasime. Meil kulus kuid, et kõigepealt otsustada, kas me sekkume Gazas maavägedega. Ja siis ma mõtlen, me kuulsime erinevaid versioone. Üks ütles, et juhtkond on põhjas. Ja et me vallutasime lihtsalt Gaza sektori põhjaosa ja mitte midagi. Siis öeldi, et see on Shifa haiglas keldris. Me läksime Shifa haiglasse ja seal polnud midagi. Ja siis öeldi Han Yunis ja siis jälle Han Yunis. Ja iga kord liikusime lihtsalt ühest kohast teise, ilma et oleksime eesmärgi tegelikult täitnud. Need Liibanonis on sama lugu. Ma mõtlen, me alles alustasime nüüd. Me alustasime sõda Hezbollahga. Ja ütlesime väga otsekoheselt, et me meelitasime Hezbollah. We trapped Hezbollah in lõksu, mille me olime talle seadnud. Tegelikult oli see vastupidi. See oli, ma mõtlen, droonide, küberrünnakute, fiiberoptiliste kaablite, droonide üllatus. Ma mõtlen, see oli Iisraeli kaitseväe jaoks strateegiline üllatus. Nad ei olnud selleks valmis. Nii nagu meie ei olnud valmis selleks, mis Gazas juhtus. Kuidas sa saad sellega leppida ja oma julgeolekule loota? Sest lõpuks tahavad Iisraeli inimesed julgeolekut. Me tahame turvalisust, tead. Kas te suudate meile turvalisust pakkuda, kui te käitute lihtsalt nii rumalalt? Nii et sa oled kriitiline selle protsessi otsuste suhtes, aga sa ütlesid ka varem, et Iisrael alistub USA survele. Kui suur mõju on Iisraeli ja USA suhetel selles, et Iisrael on jõudnud sellesse olukorda, millega sa oled väga rahulolematu ja paljud iisraelased samuti? Kui ma töötasin Yitzhak Rabiniga, siis see ei olnud ainult üks kord, vaid rohkem kui üks kord. Ma mõtlen, neid kordi oli palju. Ta ütles sageli, ma ei tee seda ega sea ohtu $3 miljardit, mida me igal aastal Ameerika Ühendriikidelt saame. Tal olid Ameerika Ühendriikidega väga erilised suhted. Kuid Yitzhak Rabin üllatas ameeriklasi rohkem kui ükski teine peaminister. Ta üllatas neid alati. Esiteks, 415 Hamasi juhi pagendamisega Liibanoni ja siis Oslo leppega, mis oli ameeriklastele täielik üllatus, sest nad arvasid, et me räägime Süüriast. Ja siis said nad hoopis midagi muud. Ja siis kõik Iisraeli sõjalised tegevused tol ajal algatati Iisraeli poolt ja peatati Iisraeli poolt. Siin me nüüd oleme
tänu meie pühendumusele ja sellele, et ameeriklased aitasid meil püüda vähendada Iraani tuumaohtu, me leiame end olevat seotud nende otsuste tegemisega. Ma mõtlen, Donald Trump ütles seda avalikult eetris. Ta ütles Bibi Netanyahu, ta ei öelnud Benjamin Netanyahu, ta ütles Bibi Netanyahu teeb kõike, mida ma tahan, et ta teeks. Nii et see ongi olukord, kuhu me oleme jõudnud, kus meie suveräänsus ja otsustusõigus sõltuvad lihtsalt Valgest Majast ja Washingtonist. ja see pole kunagi varem nii olnud. Ja see pole kunagi varem nii olnud. Nii et me oleme kaotanud osa oma iseseisvusest ja just see toimubki nende suhete puhul. Sest teisest küljest vaadake USA väitumist. Kui nad saavad aru, et nad ei suuda huutisid alistada, lõpetavad nad sõja. Nad ütlevad, et nüüd aitab, meil on küllalt, me jäime koos huutidega. Nüüd nad jõuavad kokkuleppele Iraaniga, nad teevad mida iganes ja meie jääme Iraaniga silmitsi, sest meie oleme siin ja nemad on seal. See on suur erinevus. Nüüd, ja Liibanonis on sama lugu. Te keelate meil Tahiyahi rünnata, te kaitsete Hezbollahad. Hezbollah ei põgene Tahiyast, vaid lihtsalt naerab. Ta hoiab oma külgi kinni ja ütleb, jumal küll, kes oleks võinud arvata, et Washington kaitseb meid Iisraeli eest. Ma tahan liikuda saate viimase osa juurde. See on kiirküsimuste voor. Ma näitan sulle 3 pilti, seekord saab neid olema 4. Ja sa ütled mulle esimese asja, mis pähe tuleb. Siin on esimene pilt. See on Liibanoni parlamendi spiiker ja šiitide juht Nabih Berri. Suurim maffia Liibanonis. See on see, kes peseb raha, mis jõuab Hezbollani tema süsteemi kaudu. Ja ta näib olevat mõõdukas, tegelikult on tema see, kes õhutab kõiki Hezbollahi seisukohti meie vastu. Hästi, liigume järgmise pildi juurde. See on Iisraeli kaitseväe staabi ülem Yair Lapid. Ja Semir on täna jäänud üksi, ilma valitsuse toetuseta, ilma ühegi teise osapoole toetuseta. Sest no mõtlen, kõik üritavad veeretada selle sõja halba tulemust tema õlgadele. Hästi. Traditsioonist kõrvale kaldudes, siin on 2 pilti sinust endast noore poisina 50-ndatel, 60-ndatel Beirutis. Jah, Mis see siis oli? Milline oli elu? Kuidas oli kasvada üles juudina Beirutis tol ajal? Tegelikult me ei elanud Beirutis juudi linnaosas. Me elasime väljaspool seda linnaosa. Ja meie pere oli midagi erilist. Minu isa oli venelane, sündinud Venemaal ja minu ema tuli Roodose saarelt. See oli Liibanonis üsna ebatavaline. Ma mõtlen, et kus juudid Araabia riikidest abiellus omavahel. Ja äkki oli keegi, kelle isa oli venelane ja ema Kreekast. See oli ebatavaline, aga ma mõtlen, me ei tundnud seda, sest meil ei olnud mingit probleemi. Sest tol ajal otsustas mu ema meid saata sellesse kooli. See oli Prantsuse internaatkool, kus ma olin üks skautidest. Ma olin hõimujuht. Ma arvan, et tol ajal olid need tiigrid, kui ma ei olnud juudi juht. Skautide hõimujuht Liibanonis. Ja mis on väga hämmastav, on see, et see pilt tuletab mulle meelde, et tänu sellele kolledžile, sellele internaadile istun ma siin koos sinuga. Sest kui ma lõpetasin oma kooliaastad ja jätsin lihtsalt 2 klassi vahele, ma mõtlen, ma olin nii andekas, et jätsin 2 klassi vahele. Ma sain stipendiumi, et minna õppima Prantsusmaale. Ja ma seisin aasta lõpu tseremoonial. Ja tead, kõik olid harjunud pidama kõnesid sellest, kui head me oleme, bla, 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 bla. Äkki, see oli 1968 aastal, äkki läks keegi lavale ja hakkas ründama Iisraeli ja juute. Ja ma ehmusin. Ja äkki tundsin, et keegi hoiab mulast kinni. Ma pöördusin ringi ja nägin, et see oli kooli direktor, Perma Roosan. Ta ütles mulle, ära pane neid lolle tähele. Sinu koht ei ole siin. Sinu koht on Iisraelis. Seal on mehi vaja. Mine sinna.
ja nii see muutis mu elu. Kas sa näed tulevikku Liibanonis, kus jälle oleks juudi poisid skautide rühmade eesotsas? Kahjuks ma ei näe tulevikku isegi Liibanonile endale. Liibanon kas killustub kantoniteks või mingisugusteks föderatsioonideks või saab sellest järjekordne osa Islamivabariigist. Noh, vähemalt said sa kogeda Liibanoni selle hiilge ajal. Me kõik võime vaid loota, et see taastub vähemalt osaliseltki selliseks, nagu ta kunagi oli. Aga me peamegi siinkohal lõpetama. Soovin sind veel kord tänada, Jacques Neria, et liitusid minuga täna õhtul ja jagasid väga huvitavaid mõtteid ja kogemusi Liibanoni kohta. Kuulake meid taas järgmisel nädalal saates On The Record. Tänase osa ja kõik varasemad saated leiate YouTube'ist ja Spotify'st. Aitäh vaatamast! Aitäh!